Tere, mina olen Keidi Raat ja eetris on Literaadio. Urmas Adi, rõõm! Tervist! Literaadio. Siin kirjandus kõneleb. Mis uudistega siis Tartust tuled? Tartus paistis päike, kevad hakkab tulema. See ongi hea uudis. Kas Emajõgi on üles sulanud? Ja Emajõgi on üles sulanud küll. Et kui nädal või 1,5 või 2 nädalat tagasi sai Emajõe peal kõndida. See oli hästi mõnus, nagu uus jalakäijate tee oli tekkinud Tartusse. Ma tean, et Pärnus ka inimesed kõndisid jõe peal. Ja siis nüüd on juba nädal aega ei või enam minna, et vesi on väljas. Ja... Kas sa Anne Kanali jääkarusselli peal ikka käisid? Ei käinud. Aktuaalses kaameras näitas? See läks must mööda, jah. Mulle eriti karussellid ei meeldi ka, et... Okei, et okseratta peal sind ei näe? Ma olen seal käinud küll, et ma oksendama ei ole hakanud, samas nagu see ei ole nagu koht, kus nagu ma olla tahaks. Et... Ei ole väga meeldiv, jah. Ja, benchhüpet ka ei hakka kunagi tegema ja. Või kui peab, siis ilmselt kuidagi tuleb ära teha, aga ma loodan, et ei pea. No, ma ei tea. Kui keegi ähvardab reisil. Ja, viskab lennukist alla. Sul oli 28. veebruar sünnipäev, nii et tagantjärgi õnnitlused. Aitäh! Mis siis oleks saanud, kui sa oleks liigaastal sündinud? Siis ma oleks 4 korda noorem lihtsalt. Hakkaksin võib-olla põhikooli lõpetama või midagi. Ja viimane 4 aasta. Viimane 4 algav aasta. Nojah, ma ei tea, naljakas ja viimasel ajal inimesed nagu kuidagi on tähele pannud ja räägivad sellest, et mind ennast see nagu aastaarv või see mingisugune 50, nagu mis järgmine aastal ette lööb, et mind nagu, ma nagu ei ole mõelnud selle peale. Ja isegi mitte selles mõttes, et ma nagu kuidagi tahaks sellest mitte mõelda või mind lihtsalt nagu väga ei huvita see aastaarv, et nüüd ma olen nagu mingi vana ja Pool sotti saab täis, aga Urmas, sa näed uskumatult noor välja. Mis värk sellega on? Käsin pea ära. Mis on sinu nooruslikkuse saladus? Ma ei tea, ma lihtsalt selle peale ma ka nagu ei mõtle, aga mis ma teen, eks ju, et millised on sinu ilurituaalid? See on see, et ma ei söö viimasel ajal enam piima ja nisu. Et kuna mul on astma, siis ma olen ühel hetkel mul avastati päris mitu sellist vastikut haigust kopsust lisaks astmale. Et üks oli eriti uhke nimedega nagu legionääri tõbi ja see on selline haigus, millest ma ei tea, iga 10 sureb ära või midagi sellist. Mis asi see veel on? See on üks selline vastik kopsuhaigus, köhid ja siis mingil hetkel võid ära surra. Jah. Ja siis ma hakkasin peale seda, kui ma sellest haigusest nagu võitu sain, hakkasin uurima, et kuidas mul tegelikult ikkagi parem oleks olla. Ja siis ma juba mingisugune üle 10 aasta ma ei söö nisu ja piima. Et mul ei ole mingit tullu allergiat, et kui ma ei tea, lapsed tellivad pitsat, siis ma ühe lõigu söön, siis on ikkagi hea süüa seda. Aga nii on. Ja mul ei ole mingisugust suurt isu ka, et tahaks nüüd mingit suurt kringlit ära süüa või Jumal sellega, ühesõnaga nüüd sa oled enda jaoks leidnud selle, mida sa oled välistanud ja mis toetab sind ja mis ei toeta sind. Mul läks kohe nagu mõte niimoodi nagu lappama selle peale, et ma ei suutnud nagu mõelda, et mis ajal see oli. Mul ongi aastaarvudega nagu väga kehvasti, mitte see, et ma ei mõtle enda sünnipäeva peale, et kui vanaks ma saan, aga mul lähebki numbrid meelest ära, et mul ei ühtegi numbrit ka meeles. Põhiline number, mida kirjanik peab teadma, on honorari suurus. Jah. Mis on muud ikka ju, on ju? No muidugi. Sa oled selline kirjanik, kes pigem tiirleb ümber teatrite ja telemaja kui raamatupoodide. Et sa oled hästi palju näidendeid teinud ja lavastanud. Kas see näitekirjandus ongi see, mis täidab tegelikult sinu hinge kõige rohkem? Minu hinge täidavad tegelikult väga erinevad asjad. Et kirjandus kindlasti täidab mu hinge, aga et ma olengi natuke nagu hübriid. Et mul on oluline ka teater ja kui ma näiteks laps olin, siis mulle ei meeldinud lugeda aga mis mulle meeldis teha oli, ma vaatasin iga reede õhtu vaatasin teleteatri etendusi telekast, et see oli kõige huvitavam asi minu nagu, ma ei tea, elus sellel ajal. Et isegi kui see oli hästi igav, siis ma vaatasin neid teleteatri etendusi ja siis ma sain aru, et miks mulle nagu see teater meeldib, on see, et isegi kui inimesed ainult räägivad, siis kui inimesed pikalt räägivad,
siis nad lõpuks ikka värvivad ennast kuidagi nurka ja midagi hakkab nagu juhtuma, ehk siis mingisugused sündmused ja mida mulle tundus, et kirjanduses või nendes raamatutes, mida mina lugesin, ei olnud üldse, vaid seal olid mingid pikad kirjeldused, mis olid igavad. Ja siis, kui ma nüüd praegu mõtlen selle peale, mida ma ise nagu kirjutan, ma mõtlen nagu proosateksti, novelle pikemaid või ka romaane, siis need on ka tegelikult üles ehitatud samamoodi sündmuste põhiselt, et nad on, et see kogu aeg igas peatükis peaks midagi toimuma, et see on minu jaoks selline tore käsipuu, millest haarata. Et eriti kui tekst on pikk, siis on sul alati ju see hirm, et see tekst võib kuidagi nagu igavaks minna või mis seal nagu toimub. Aga just see, et sul on nagu, teen alati sellise väikese graafiku enne kirjutama hakkamist ja ma kirjutan üles või joonistan üles, et mis nagu seal raamatus nagu toimub. Nagu ajajoone siis teed? No just jah, selline sündmuste vihikusse vanamoeliselt või? Ei, ma võtan sellise A4 paberi ja siis tõmban sinna alla sellise joone ja siis ma hakkan neid peategelasi ja kõrvaltegemasi niimoodi üles joonima ja joonistama ja see on tegelikult väga mõistlik ju, aitab koondada mõtteid. Jah, ja ta on selles mõttes ka ülimõistlik, et see loobki struktuuri raamatule minu jaoks, et ma ei kujuta ette, et võib-olla see on ka mingi hirm, et sa hakkad kuskilt, jumal teab, kus kohast kirjutama ja siis sa nagu ei tea, mis nagu pärast nagu toimub või et kirjutad ja siis korraga on see writing block või writing stop. Mingi loogilisus ja raam peab olema. Sa mõtled, et kus ma nagu olen ja mis siit edasi saab ja midagi ei saa aru ja siis oledki võsas, aga ja muidugi lugejale ka, et kui ma ise loen raamatuid, siis see on tegelikult hästi tuntav, kas inimesel on see nagu mõte kohe algusest peale nagu läbi töötatud ja kuidagi see struktuur loodud. Aga täitsa niimoodi ka ei saa. Ma ise olen ka kirjutanud 2 raamatut ja ma olen ka proovinud joonistada, aga siis tuleb mingi tegelane ise kuskilt, keda mul seal joone peal ei olnudki või mingi asi. Aga see ongi õnn. Et sinna nii raske on sinna piiri jääda, minul vähemalt. Ega ei peagi, et ma ka tihti ei vaata neid jooniseid ja eks neid samu tegelasi, kes ei ole alguses planeeritud, tulevad lihtsalt ikkagi. Lihtsalt hüppavad kuskilt välja põõsast. Jah, hüppavad jah. Aga anna kuulajale soovitus, kui inimene oskab kirjutada, aga tahaks proovida stsenaristikat või näitekirjandust, siis kellele peaks enda sahtlis oleva töö saatma, et kindlasti saaks teatrilavale? No teatrilavaga on nii, et teatriagentuur korraldab üsna tihti näidendi võistluseid ja minu meelest ka hiljuti Rakvere teater korraldas. Ja tulebki kirjutada näidend ja sinna võistlusele saata ja võib ka muidugi otsida mõne lavastaja üles ja pakkuda. On sul mõni kontakt? Paneme kirja kohe. No mina vist enda esimese näidendi andsin lugeda Ain Mäeotsale. Kohe nii kõrgelt lendame. Ja. Ma tegelikult ma vist natukene nagu tundsin teda ka või jah, ilmselt tundsin äkki natukene ja siis võtsin julguse kokku ja saime Ainiga kokku ja siis Ain luges ja kui see huvitav, mulle tuleb isegi meelde see vestlus, et Ain ütles ka, et tead, et draama toimub nagu ikkagi nagu sündmuste põhiselt. Ja võib-olla näed, ma ikkagi kuulasin teda, nii et see on mulle tõesti nagu oluline olnud, jah. Siis sul vedas, aga sa mainisid, et võtsid julguse kokku, et kas sinul oli ka alguses natuke hirmus sinna Mäeotsale seda anda või? Muidugi, loomulikult, sest sa ju tegelikult oled ikka kirjutanud seda teksti, isegi kui ta ei ole väga hea tekst lõppkokkuvõttes praegu hiljem vaatad, aga sellel hetkel oli see sinu jaoks midagi olulist, sa oled ikkagi nagu sinna pannud oma hinge ja oma aja ja kõik, eks ju. Et see oli parim, mis sa sellel hetkel teha said ja siis on ikkagi, kui keegi ütleb sulle, et tead, et see on ikkagi rämps või midagi jama või et see ikkagi ei ole hea või. Kas sinusugusel tuntud kirjanikul siis lööks ka kaitsma tossama, kui tuleb negatiivne tagasiside? Oleneb, mis hetkel ta tuleb, et kui ma ütleme, olen just nagu käsikirja valmis saanud ja saadan näiteks enda toimetajale, toimetaja ütleb, et tead, et sellist jama ma ei toimeta, küll see siis lööks mind ka tossama. Samas, kui keegi kirjutab mingisuguse kommentaari või arvustuse, mis on negatiivne, siis see enam ei löö tossama. Ja tegelikult see ongi see... Toimetaja on siis püha.
toimetaja on partner, et toimetaja kas sul on ülioluline. raamatutel sama toimetaja või Mul on 2 väga head toimetajat. valvetoimetajad? Valvetoimetaja tähendaks seda, et on muud ei teegi, kui lihtsalt valvavad, kuna Vadil teos tuleb. Ja, ei, nad ei valva midagi. Kus sa nad leidsid siis? Esimene on Kajar Pruul, kes on Vikerkaare toimetaja ja ma saatsin enda tekst mingil hetkel ka Vikerkaarde avaldamiseks ja siis Kajar võttiski ja kuidagi see koostöö hästi mõnusalt meil sujus ja senimaani. Ja siis tema ongi umbes pooled või rohkemgi minu raamatutest proosatekstidest toimetanud ja teine on Triinu Tamm, kes on viimasel ajal mu tekste toimetanud ja see toimetaja töö on üli oluline, et see teinekord see tekst käib, minule meeldib tegelikult anda see tekst suhteliselt vara toimetaja kätte, et ta on küll mingisuguse ringi peale saanud, aga see on nagu mingisugune džungel, millest tuleb hakata matšeetega nagu läbi närima. Ja siis mul ongi hea, kui ma saan selle anda toimetajale ja toimetaja siis saabki, et ongi mingisugused, ta on nagu nii-öelda avatud tekst, et see toimetaja võib öelda, et kuule, et see lõik siin on nagu üleliigne või et siin on midagi puudu või et näiteks mu viimasest romaanist Kuu teine pool lendas terve esimene peatükk välja. Lausa? Ja isegi pealkiri muutus. Raamatu pealkiri? Ja see ongi hästi... Mis Kuu teise poole algne pealkiri oli? Algselt mu töö pealkiri oli Korduma kippuvad küsimused. KKK. Just, jah. Aga siis Triinu just ütles, et kuule, et ma küsisin ta käest, sest mul endal oli ju kahtlus, et kas ikkagi on pealkiri ja siis Triinu ütles, et tead, see ei ole hea pealkiri, et ta võiks olla midagi nagu suuremat ja võimsamat ja poeetilisemat, et see tekst ise on selline, just nimelt, mida ma nagu ütlesin, et ta võiks seda kuidagi nagu edasi anda. Ja siis ma just ongi, et kuna ma olen teatris ka lavastajana ikkagi teinud ja näitlejatega kokku puutunud, siis näitlejad on mind ka väga palju õpetanud just selles osas, et kuula neid, et mis nad nagu räägivad või isegi kui nad ei ütle midagi, siis sa saad aru, et mingid tekstid on nagu üleliigsed, me juba saame aru, seda ei pea tekstiga tegema, näitleja saab seal mängida ja ma ei võta enam seda kui mingit solvangut, kui keegi ütleb, et kuule, et teeme mingi kärpe siin. Sa võtad seda kui võitu endale tegelikult. See on võimalus tegelikult asja teha paremaks, sest õhtu lõpuks ei ole see, et ma kirjutasin üksi raamatu, kellegi ei näidanud, see on toimetamata, aga ma ise tegin selle ja ise kujundasin ja ma ei tea, mida kõike veel. Ja selle tulemus tihti ongi siis see, et inimesed jäävad üksi enda tekstidega, et keegi ei taha neid lugeda. Et see lõpptulemus ikkagi määrab nagu hästi palju nagu see toimetaja temaga koostöö, et ta on väga hea klapp ja mul on olnud nagu väga head toimetajad ja ainult rõõm. Raamat ei ole ühe inimese projekt. Ei ole, üksi ei saa raamatut teha. Koostööprojekt. Projekt on nii kole sõna raamatule. On jah. Vastik, unustame sõna projekt. Kuu teine pool. Ma reaalselt mõtlesin, see on mingi kosmoseraamat ju. Kõik jahuvad kuu teine pool. Siis ma võtsin iPadi, ostsin e-raamatu, hakkasin lugema vist sügisel septembris. Ma olin korvpalli EM-i kajastasin, aga seda pidi tegema ja siis ma eelistasin hotellis lugeda, siis ma lugesin su raamatut räigelt, naersin. Nagu tõesti mega lõbus oli. Väga tore. Aga siis kasutad nii palju hüüumärke. Oled sa ise tähele pannud? Siis ma loen kohe, et sa nagu hüüatad või nagu truš, et seda emotsiooni anda. Et ma ei ole tähele pannud, et keegi veel nii palju neid kasutaks. Mina ei ole selle peale nagu mõelnud, aga äkki on siis nagu, et ma olen elus nagu muidugi nii vaikne ja tasane inimene, et võib-olla ma siis kirjanduses tahan just nagu röökida rohkem. Sul hõljub väike hüüumärk pea kohal, kui ringi liigud. Võib-olla ka küsimärgid ja võib-olla ka punktid. Need hõljuvad meil kõigil. Ma nägin Facebookis, et sa teenid lisatuluga loovkirjutamise töötubadega. On see mingi uus asi või oled sa seda juba pikemalt teinud? Jah, lisatulu. Lisatulu, see on sama nagu projekt. Jah, see lisatulu on, kirjaniku lisatulu ongi see, et erinevatest asjadest tuleb see meepott lõpuks kokku, nii et tuleb erinevaid asju teha, et oleks tore elada. Ja tegelikult neid töötubasid on ka tore teha. Et jah, ma olen teinud paar töötuba.
ja just nimelt näidendi kirjutamise õpet siis või et just nimelt see, et pigem jagada nagu mingid enda tööriistu, mis mul nagu kotis on, et mis ma ise tunnen, et draama puhul olulised asjad on, et kuidas nagu luua struktuuri, kuidas kirjutada mingit dialoogi, kuidas mingit stseeni üles ehitada, et kuidas nagu seda vundamenti laduda, sealt edasi minna ja see on selline töötuba. Oled sa näinud seal siis Annet ja Talenti ka vastu vaatamas endale rõõmsate silmadega? Jaa, mul on nagu, vaata ega sa näidendit ikkagi, kui sa teed ühe 3-tunnise töötoa, et keegi ei kirjuta selle jooksul näidendit, aga võib-olla tekib mingisugune idee, võib-olla tekib mingi arusaamine. Aga on see selline nagu idufirma küpsemiskoht, et seal võibki idee tekkida, kui kuulad võib-olla ennast, juhendajat, kõiki seal, kes kohal on? No ma ei oska öelda, aga ideed võivad tekkida ikkagi väga nagu erinevate kohtade peal, et ja miks mitte seal, kus sa tegelikult juba, kui sa tuled, sa oled kirjutaja inimene, võib-olla sul on mingisugune idee või mõte nagu peas olemas ja võib-olla see mingisugune struktuuriloome või see asi kuidagi innustab sind või sa suudad selle enda loo sinna nagu asetada ja see tekitab mingit mõtet, võib-olla ei tekita üldse mingit mõtet, võib-olla tekitab mingi see, et see kõik on jama, see on ka hea. Löövad taldrikka kokku peas. Jah. Kas kirjanikuks sünnitakse või saab ka õppida? Sina kui töötubade juhendaja? Mina kui töötubade juhendaja, ma olen tõesti 3 töötuba juhendanud, aga eks sul peab endal ikkagi huvi olema ja selles suhtes ma enda puhul ütlen küll, et ei sünnita midagi, sul peab lihtsalt võib-olla keegi on nagu kole andekas, et ta kohe kirjutab kulda, aga minu puhul on see tegelikult nagu väga pikk ja nagu segane teekond olnud, et ma ei taha seda enda elulugu rääkida, et ma olen viimasel ajal sa oled seda rääkinud. Väga palju rääkinud just Pealtnägijas ja siis veel podcastides ja saad nii palju kutseid igale poole. No võt, jah. Kõik ütlevad, et sa populaarne poiss oled. Olen jah. Oota, aga mis ma nüüd rääkida tahan? Sellest, et ma ei olnud nagu sündinud kirjanik, ja siis ma hakkasingi, aga kuna kirjandus hakkas mind ühel hetkel väga huvitama, siis ma hakkasin ühel hetkel ka ise kirjutama, aga see ongi tegelikult raske, et see algus on see, et sul ei ole seda nagu käekirja, võib-olla nagu ei ole väga palju elanud ka, aga tegelikult noored inimesed kirjutavad ka ägedalt, et neil on mingi oma vibe ja mõtted ja see on ka oluline, aga sa pead, see on ikkagi nagu sport mingis mõttes, et sa pead ennast treenima. Ei ole niimoodi, et ma mitte midagi ei tee ja siis korraga ma kirjutan mingi vägeva romaani ja siis võin jälle 5 aastat nagu mitte midagi teha, et sa pead kogu aeg kirjutama, et su nagu käsi ja mõte peab ikkagi nagu soe olema, et see, et su nagu lause jookseks, et tekiks mingid head kujundid ja mingi hea lugu ja sa oskaks seda lugu üles ehitada, et see aga kas sa ei arva, et see Anne tegelikult sul oli sees, et sa polnud lihtsalt seda üles leidnud, sellepärast, et sa kooli ajal ju tegelesid alternatiivse eluga ja siis alles kirjandusklassis vist hakkasid tõsisemalt seda asja võtma? No võimalik jah, ma arvan, et ilmselt peab olema, et kui oleks nagu, see Anne on jah, ma ei tea, mis asi see on, eks ju, et sa pead kuidagi ise tegelema selle asjaga, et sul peab mingisugune nagu vaade või mingi mõte või mingi unistus olema. See peab kuskilt esile tulema. Ja siis hakkad nagu seda täitma kuidagi. Äkki siis ikkagi oli Anne? Anne Veski. Sa oled ka kirjandussaateid juhtinud Vikerraadios. Anna mulle palun paar õpetust, et kuidas mina saaksin oma uut podcasti paremini teha. No ma olen ühte podcasti näinud, mis oli Ruitlasega ja see oli väga tore. Nii et ma loodan, et meie saade tuleb ka tore ja tegelikult ongi see, et ju mida rohkem teed, seda nagu asjad toredamaks lähevad. Kuidas sina ennast oma esimeses eetris tundsid? Kindlasti pabistasin, aga ma ei ole kusjuures kunagi otse-eetris saateid teinud. Et ma olen kõik nagu ikkagi salvestanud ja siis monteerinud ja nii. Aga kindlasti see esimene intervjuu, ma ei mäleta kellega, ilmselt see oli mingi kooli ajal koolitööd, me koos Jaan Tootsiniga hakkasime saateid tegema. Need olid sellised portreesaated ja muuseas üks saade oli
ka, mille me tegime Olavi Ruitlasega, selle saate pealkiri oli Inemise sisu ja see tulebki Olavi Ruitlase luulekogust. Nii et ja noh, Jaani kõrvalt ma õppisin, koolis ma õppisin, aga noh, see esimene pabistamine ja see, et sa nagu ei oska veel küsida või see kõik tuleb nagu ajapikku või? Aeg parandab kõik haavad. Sinu loometeekonnale ei paista mingitki ummikseisu, et tundub, et sul täiesti loomemahlad jooksevad nagu kevadine kask. Et sa tegutsed nii mitmel rindel, et ma vaatasin sinu teoseid ka, et näib minule siuke muster, et iga 2 aasta tagant justkui tuleb romaan. No iga 2 aasta tagant ei jõua kirjutada romaani, et nad on ikkagi... Mingi teos. No ja mingi teos, jah, et ma nüüd sellel suvel või sügisel ma loodan ilmub uus novellikogu ja praegu ma annan välja enda kunagi Loomingu raamatukogus ilmunud romaani Ballettmeister. Et see on ammu juba otsas ja samas nagu oleks tore nagu, et see Ballettmeister tuleb uuesti, siis nüüd me valmistamegi seda trükki ette ja varsti läheb trükikotta. Aga noh, see ei ole nagu mingi selline asi, et nüüd peab, vaid et need kuidagi asjad on nii nagu kuidagi tulnud, et selline, ma ei tea, 2 aasta tagant raamat. Aga noh, romaani sa kirjutad ikkagi, või noh, mina kirjutan mingisugune, noh, ikkagi 3-4 aastat ikka, et see võtab nagu aega. Järgmine küsimus oligi, et avalda ühe hea romaani retsept ja ideaalne küpsetusaeg. Ma arvan, et seda ei ole olemas. Et seda igaüks nagu, mulle üldse tundub mingis mõttes, et noh, kui sa ennem küsisid selle kirjutamistöötoa kohta, et ega ma ei pane ju kedagi kirjutama, et see on pigem nagu just nimelt sa näitad enda mingisuguseid nagu kogemusi või tööriistu, et mis sul on olnud ja mis sind on nagu aidanud kirjutamise juures, aga kirjutama pead sa ikkagi nagu ise ja üksi ja mulle tundub, et sellel ei olegi retsepti, et siin ei saa nagu mõelda, et mul on mingi äge teema ja siis ma võtan mingid ägedad tegelased ja siis võiks hea dialoog olla ja mõnusad kirjeldused ja siis on nagu hästi, et need asjad ei tööta, et nad võivad töötada, aga see peab olema mingi sul enda sisemine nagu äratundmine, et see on sinu tekst ja siis kirjutad ja ma arvan, et see juba võib-olla on nagu väga, väga hea nagu stardipositsioon. Jah, et ei ole sellist retsepti nagu risotol, et nii palju riisi ja nii palju puljongit. Noh, risotot tehakse ka ju väga erinevalt, et kes paneb veini, mõni ei pane, eks ju, ja kes paneb juust rohkem, kes vähem. Ja... Ilma veinita risoto on kriminaalne. Kusjuures mul hiljuti keegi rääkis, et ta nägi, ma ei mäleta enam, kes mu naine rääkis, et ta nägi ühes saates, kuidas tehti kreveti nendest koortest ja peadest mingisugune nagu keedeti mingi pasta ja see nõrutati ära ja siis selle vedelikus tehti hoopiski, et veini ei kasutatud. Väga lahe. Minu eelmine külaline Olavi Ruitlane ütles, et mida vähem ta kirjutab, seda õnnelikum ta on. Kuidas sa resoneerud sellega? Ma arvan, et peab olema nagu tasakaalus, et see on tore, kui Olavi nii arvab ja ta nii tunneb. Mina tunnen just seda, et kui ma liiga vähe kirjutan, siis ma olen kuidagi, siis mulle tunnen, et mingisugused lood juba nagu kipitavad, et ma tahaks nagu kirjutada, aga miks ma seda ei tee, et aeg kulub kuhugi mujale. Et minu jaoks on see tasakaal hästi oluline, et sa saaksid kirjutada neid asju, mida sa tahad ja samas ka see, et sul ei oleks ka nagu mingisuguseid liiga palju asju ette kuhjatud, et sa nagu pead kirjutama, aga noh, kuidagi mõnikord satub ikka mingid asju palju ja pärast vaatad, et ikka on tore nagu, aga mõnikord kui mingid asjad nagu ära jäävad, on ka tore. Mulle väga meeldivad, kui plaanid ära jäävad. No võt, mulle ei meeldi tegelikult. Ei meeldi? Ei, ma olen hästi rutiinne inimene, et mulle meeldib, kui kõik asjad käivad nii, et on ette planeeritud ja lähevad nii. Aga siis on ju terve vaba päev. No jah, uuteks plaanideks. No jah, aga siis võtab pool päeva mul aega, et mõelda, et nüüd on vaba päev ja mis ma siin teen ja jah. Ühesõnaga, sulle meeldib, kui on tasakaalus siis töö ja eraelu, et sinu abikaasa ei pea panema aega vastuvõtule.
ei pea. Võib vabalt sisse astuda. Ei noh, kui selles ei astuda midagi sisse, et kui mina ei astu talle ka suvaliselt ju kuhugile tööle sisse, et me ostame üksteise tegemisi ja saame niisama ka koos olla, nii et ja see, et see töö tegemine, see ongi nagu oluline asi, et sa peadki nagu keskenduma, et tegelikult ju kõik saavad sellest aru, isegi mu lapsed ei tule niimoodi lihtsalt suvaliselt juttu ajama, et arusaadav. Kas sul läheb mõte, jookseb kokku, kui keegi tuleb suvaliselt juttu ajama, kui sa näiteks kirjutad? Jah, sa oled ikka nagu mingisuguses voos nagu või, et sul on mingi mõte juba jookseb, sa oled nagu kuskil kohal ja korraga keegi nagu katkestab sind ja siis sa pead uuesti nagu hakkama tagasi rullima ennast, et kus sa olid, mis mõte sul oli, mis lause sul oli ja mõnikord see õnnestub ja mõnikord oleneb millega sisse tullakse, et kui keegi tuleb, ütleb maja põleb, siis muidugi sa ei kirjuta edasi, aga kui keegi tuleb lihtsalt, ma ei tea, küsib, et anna 10 eurot, siis saab edasi kirjutada. Sul on 3 toredat last. Millised nende huvid ja hobid on? Mu vanem poeg ostis just endale äsja vana Mersu. Kui vana ta on? Ta saab kohe 18 ja siis ostis endale vana Mersu, nii et tema on nagu väga huvitatud sellest Mersust praegu. Siis mu tütar joonistab väga ägedalt ja ta tantsib väga ägedalt. Mul on kahju, et enam ei käi tantsutrennis. Ja siis ta õmbleb väga ägedaid asju, et on väga äge ja andekas õmblemise ja joonistamise peale. Ja mu noorem poeg Eke, tal on ka väga äge fantaasia, kuna nad õpivad Waldorf koolis, siis neil see käsitöö ja mingi kudumine ja mingi flöödimäng ja kandlemäng ja et on nagu nii äge kõik sellised asjad, et selline väga, väga loov. Vau, tundub nii andekad ja mitmekülgsed lapsed. Jaa, ongi. Kõik on erinevad ja ägedad. Aga miks see tantsutrenn siis pooleli jäi? Eks need huvid nagu muutuvad ja kuidas ikka nagu seltskonnaga on, et mõnega mingil hetkel klapid ja mingil hetkel huvi nagu muutub ja nii on. Huvid ja hobid muutuvad koos inimesega. Aga väga tore, väga kihvt tundub sul seal elu Tartumaal. Jaa, on. Varsti äkki viiakse papa ka Mersuga tiirule. No tegelikult mind juba viiaksegi ja mind ongi vaja, et praegu Eerik saaks sõita, sellepärast, et ma tegin endale need kaassõitja load. Sina siis õpetad teda või? Ta käib ikka autokoolis ka, aga siis vahepeal ma istun kõrval ja siis ta sõidab ja siis ma muidugi ütlen, et keera siit ja ära nii kiiresti sõida, et see on ikkagi 30 ala või midagi sellist. Kas sa sooviksid, et sinu poole peal oleks ka rool ja pedaalid nagu autokoolis? Vähemalt vanasti oli. Ei ole, ta sõidab väga julgelt ja ägedalt, nii et mul nagu mingit sellist tunnet, et nüüd midagi kohe juhtub, et seda ei ole. Aga see on ju hea, saate abikaasaga minna juubelile ja pulma ja mõlemad väikse klaasi veini teha ja poja järgi kutsuda oma kasu. No vaatame, kas ta tuleb. Kus ta pääseb. Aga kui su enda elu oleks romaan, kas kriitikud nimetaks seda õudus, absurdi või huumoriteoseks? No ma ei tea, ma mõtlen, et inimese elu on ikkagi nii pikk ja nii nagu vaheldusrikas, et seal on igasuguseid asju. Ja ma mõtlen, et ega inimesed nagu selles mõttes ka, et enda tujud muutuvad, mingisugused maailmapilt kujuneb ja muutub ja et eks see romaan võib olla ühel päeval ühte ja teine päeval teise, et nagu selline läbikasvanud liha. Väga hea võrdlus. Aga kas sa oled kunagi päriselus kasutanud mõnda oma tegelast vabandusena? Näiteks meil kodus lähevad sokid kaduma ja siis ma kuskilt laenasin sellise tegelaskuju nagu Nähk ja kirjutasin, et ta nagu sööb sokke ja varastab. Tegelikult meil koer varastab, aga siis ma saan abikaasale öelda, et Nähk on see. Meil sööb pesumasin sokka. Et paned paarid sisse ja üksikud tulevad välja. Äkki seal elab Nähk? Jah, ma ei ole, võib-olla tõesti on meil ka mingi Nähk, aga ma ei ole nagu enda tegelasi kuidagi enda ellu nagu toonud või selliseid tegelasi loonud enda elu jaoks, et mulle viisab, kui nad on täiesti nagu tekstina olemas.
aga on sul mõni lause enda raamatust, mille sa võiksid trükkida T-särgile? Jaa, on küll. Ma mõtlesin isegi, tegelikult mul on sõber, kes soovitas, et kuule, et sa võiksid teha enda T-särke. Ja siis ma mõtlesingi, et teeks mõned T-särgid sellised, kus oleks mingi lause raamatust. Mul on üks selline miniatuurikogu, kus vaheldub üks lause või on mingid jutud ja siis tuleb jälle üks lause, muud selle lehe peal ei ole, siis tuleb jälle mingi jutud, siis tuleb see lause ja see lause on kogu aeg tuleb nutt peale. Et ma tahaks sellise särgi teha. Sul ei ole siis veel oma merchi? Ei ole jah, ma kuidagi olen kartnud seda teha ka, et ma olen ikkagi hästi tagasihoidlik inimene, et ma ei tahaks kuidagi, et mul on siin mingid särgid ja tassid ja tassi mul üldse ei meeldi et teha, aga ma arvan, et selle särgi ma võib-olla prooviks teha, võib-olla mõne lause mõneks veel. Võiksid, mul oleks sulle üks soovitus ka, võib. Mina lugesin just värskelt Kuu teine pool. Mina tahaks endale särki, kus oleks kiri, meie peres pole petiseid hulle ega suitsetajaid. Aga tore. Kusjuures ka see lause on mul olnud mõttes ja siis ma teen selle särgi ja sina oled üks nendest, kes siis hakkab kandma seda. Jah, see oli selline väga lõbus klassikaline asi, mida ema võib öelda. Minul oli Kuu raamatus, kui seda võib nii nimetada, oli nii palju äratundmist, et see, et ema ja isa tegelaskujuid siis keeldusid taksot kutsumast. Mul oli Võrumaal üles kasvades täpselt sama, et siuke vaib oli justkui kodus, et taksoga sa võib sõita mõni mõisahärra või linnapea, et mina küll taksot ei kutsu, et jala ikka läbi lumetorvi ja leitsaku. Et see on nagu nii tore äratundmisrõõm. No see oli jah, ma mäletan ka nagu alati, kui oli mingisugune kuskilt sünnipäevalt tuled ära, mingi lund saja või pime ja siis, et keegi ütleb, tellime takso, et ei, ma ei tea, miks? Meil on kodus olnud, et kui isa on siis enda rännakutega maale läinud ja tuleb sealt taksoga ja siis ma mäletan, ema ütles alati, vahi milline härra, tema sõidab taksoga. Ja seetõttu sinu raamatus ma nii naersin selle koha peal. No mingid asjad on jah kuidagi, ma arvan, et need on ajas muutunud, kõik need mingisugused taksod ja aga et eks need mälestused on jah kindlasti nagu sarnased paljudel. Nüüd tellid Boldi ja Asivask. Aga milliseid selliseid taipamisi on lugejad sulle veel öelnud raamatust? Et millega suhestutakse veel? Ma arvan, et suhestutaksegi üsna palju selle ajaga, selle nõukaaja nagu lõpuga. Ma kirjutasin seda ju enda pealt, et see on kirjutatud nii, et see lugu algab kuskil 80-ndate keskpaigas või kuskil seal, kui ma ise olin ka nagu 7-aastane, olen sündinud 77 ja muidugi see aeg, et umbes, et olid mingid kopikad ja millega käidi helistamas ja siis see kopikaga kalli osta või oli see mingi kaseeritud veeautomaat ja siis kuidas mingi aeg muutus, oli mingi rahareform, kuidas kellelgi oli telefon, kellelgi ei olnud, kes mingil hetkel sai kaabeltelevisiooni, kes ei saanud, kes sai kuidagi mingid erastuspaberitega rikkaks, kes nagu kaotas kõik. Et see on nagu selline meie mingi selline väikene ajalugu ja see ongi nagu selline hästi isiklik ajalugu, et ma ei tegele seal mingite suurte riikidega või maailma ajalooga, et mis samal ajal kuskil, ma ei tea, Venemaa või kuskil Ameerikas toimus, et see ongi selline perekonna ajalugu ja kindlasti ka need mingisugused isiklikud kogemused ka, et kui sa oled mingi noor inimene või poiss, ja siis sa kasvad seal üles ja sul on mingisugused sõbrad, kellega sa oled läbi. Esimesed pruudid ja esimesed mingisugused pettumused ja kõik sellised asjad, et ma arvan, et see on selline asi, mis on nagu tekitanud seda äratundmist või öelda, et jah, see ka minu elu oli selline. Sa oled avalikult öelnud, et see on nagu sinu elu suuresti on ja sinu perekonna, aga mõni kirjanik suudab niimoodi ka mina vormis kirjutada, et seal ei ole absoluutselt tema eluga seotud. Näiteks ma lugesin mingit Kivirähki teost, kus ta kirjutas ka mina vormis ja lõpus tuli välja, et see oli hoopis ühe kunstniku
vaade. Mul ei tule nüüd see pealkiri meelde. See siniste sarvedega loom. Just täpselt, et seal oli see minu jaoks, et wow. Nojah, see on ikkagi nagu see sisseelamis nagu võime, et see ongi see fantaasia või kujutel, mis teebki selle kunsti kuidagi huvitavaks, et sa suudad ise sinna sisse minna, lugeja suudab samamoodi sinna sisse minna, et see ongi nagu meie nagu ühine ruum, kus nagu lõpuks jääbki tekst ja lugeja. Et jah, nii ta vist kuidagi käib. Et see on hästi siis kirjaniku põhine, et kuidas sa suudad seda edasi anda. Aga Urmas, millest sa unistad? Millest ma unistan? Mis on veel saavutamata? Tead, ma ei unistagi mingitest nagu suurtest saavutustest, et umbes, ma ei unista sellest, et keegi teeks kuu teisest poolest kuskil Hollywoodis filmi või et ma ei oskagi nagu öelda, et ma mõtlen. Aga ma siis vahepeale küsin, sa mainisid just seda kuu teine pool film, et sa oled ka teatris töötanud. Et kes sobiks sinna peaosa mängima? Kõik sobivad, et seal teatris meil on Eestis nii palju häid näitlejaid, et kõik sobivad, kes näitlema, mitte näitlema, ühesõnaga häid näitlejaid on nii palju, et võta ja pane üks või teine näitlema, et mängima sinna, et jah. Ilmselt peaks olema mingi laps ja siis nooruk ja siis juba nagu natukene vanem nagu tüüp seal. Variante on. Jah. Ja unistusi niimoodi nipsust praegu ei tule. Vaata, nende unistustega on niimoodi, et need on nii nagu salajased asjad, et ma ei taha neid isegi välja öelda, et sellega on ikkagi see, et kui see nagu sul mingi salaunelm või mingi selline või mingi unistus või mingi soov, et kui sa selle nagu välja ütled, et mõnikord need nagu unistused nagu täituvad siis, kui sa nagu sõnastad neid või kellegile räägid ka. Aga mõnikord on niimoodi, et sa pead ikkagi, siis sa nagu annad selle nagu ära või? Kas sa oled natuke ebausklik? Olen muidugi, jah. Et kui lähed sõbraga niimoodi, et üks läheb teiselt poolt posti ja sina teiselt poolt, siis reageerid kuidagi? Ei, mind see posti asi nagu ei mõjuta, aga ma usun sellesse, et kui sa sõnastad midagi enda jaoks ära ja teed seda kuidagi nagu valesti, et siis nagu asjad lähevad nagu teistmoodi või kuidagi ma ei oska seda seletada, äkki ongi hea seletus. Ja. Keegi tark ütles, et õnn ja armastus armastavad vaikust. Aga meie armastame juttu siin saates ja järgmine rubriik olekski järjejutt. Järjejutt. Kristella, kullake, meie sinuga oleme siiski konnatiigi koorekiht. Meile passi õhtul maakatega sinna alla käinud ööklubisse ronida. Mamps kinkis mulle mingi eriti rõveda kreemika seinakella. Kuhu ma selle tema arust panen? Minu ja Matteo kodus on kõik valge. Millega su Matteo tegeleb, küsis Kristella. Sama küsimus oli tegelikult kogu nende tutvusringkonnal. Kõik nägid oma silmaga Ariana juures toimuvaid muutusi. Matteo on curandero. Teda polegi hetkel kogenematule silmane näha. Ta on kehast väljas ja juhib praegu rituaali, naeris Ariana. Päris elus on Matteo producer. Mis producer? AI videota oma. Juba hämardus. Ring sai täis, kerge väsimus tuli peale, Kristellal suusatamisest, Arianal sellest, et sõbranna oli tema meest sellise pilguga telefonist vaadanud. Nad panid suusad auto katusele ja sõitsid vaikides Kristella vanemate kodu. Vanemaid polnud enam kumbagi, maja oli kerge tolmu all, aga muidu korras ja soe. Kõige parema meelega oleks nad mõlemad sõitnud otsejoonest Tallinna. Aga nad olid seda tulekut pool aastat planeerinud, tundunud mured, kuidas nad üldse kokku ei saa, äkki me jääme võõraks, võib-olla olidki veidi jäänud. Sellepärast otsustasid, et võtame aja maha, suusatame, teeme sauna ja räägime kõigest sellest, kui hästi neil tegelikult kõik on. Maailm on küll hulluks läinud, aga neil on hästi, kõik on olemas. Kuigi nüüd oli selline tunne, nagu oleks midagi puudu. Seda kõike süvendas see maja.
valged olid siin vaid laed ja naiste hambad suus. Kõik muu oli pruun, sektsioon kapp oli pruun, diivan ja toolid ja laud olid pruunid. Elutoa seinal rippusid Kristella isa trofeed, põdrapea ja hirvesarved. Vaiba peal seisis metsea topis, ka tema oli pruun. Kas Adriana kartis siin oma päevitusega, et sulandub pruuni sisse ära ega leia enam oma koduteed? Või kartis ta siga? Seda looma olid alati kõik kartnud, isegi nüüd. Seepärast istusid sõbrannad köögis. Veidi häbi oli mõelda, et nad on just siit pärit, elanud koos oma vanemate ja surnud loomadega. Ja samas ka kahju, et kõik see on jäänud kuhugi möödanikku. Tundus, nagu oleks nad tulnud kellegi maja muuseumi. Vesi hakkas keema. Millist teed sa tahad? Kristella otsis purkides. Emast oli jäänud igasuguseid teesid ja neil endil oli kaasa võetud hunnik toitu, nagu nad oleks tulnud aastateks. Ka jooke oli kõvasti, peamiselt veini, tavalist valget, oli ka punast ja mõned proseccod. Adrianal oli muidugi šampus, siis oli veel rummi, mida tee sisse panna. Vanasti jõid nad kõike ja segamini, enam mitte. Äkki proovime minu teed, pakkus Adriana. Sinu teed? Jah, Adriana tegi tähendusliku pausi. See on rännaku tee. Rännaku tee. Kristella muutus ettevaatlikuks. Ja kui Adriana lisas, et ta sai selle oma Matteo käest, siis tõmbus lausa pingesse nagu vibu. Mida see teeb? Sellega sa saad näha kõike. Kõike. Jah, seda, kes sa päriselt oled, oma eelmisi elusid. Ma ei tea, kas ma tahan seda näha. Isegi praegust elu ei tahtnud Kristella vahel vaadata. Siis sa just peaksid. Adrianat oli alati häirinud, et Kristella on ta kõige vanem sõbranna ja tal on hea maitse, aga oma hinge ja vaimsuse on ta täiesti unarusse jätnud. Arvad, küsis Kristella üsna hirmunult. Lähme rändama, oli Adriana kindel. Tema oli juba tükimata aega kõigega kooskõlas. Tehti tõmmis, istuti elutoa vaibale, pandi põlema kõik küünlad, mis majas leidus, ka paar õdusat öölampi. Nende valguses mõjusid loomade pead eriti jubedalt. Siga vahtis neid kuidagi nõudlikult. Kihvad joonistasid seinale pikki varje, aga varsti see topis neid enam ei häirinud. Sõbrannad istusid vastamisi, hoidsid teineteisel kätest kinni, aga peagi rändas kumbki juba üksi edasi, sest igaühel on oma tee. Aegamisi muutus olemine nii sumedaks, ka tuba mõjus kuidagi nii kutsuvalt ja sõbralikult, nagu oleks naised kellegi koopasse sattunud. Adriana asetas oma käe vastu vaipa ja nägi, kuidas vaiba muster ja tema käesooned põimusid ühte. Siis muutus talle tähenduslikuks tervet seina täitev sektsioon, kapp, nõuka ja unelm. Adriana läks ja silitas seda ja kapp silitas vastu. Sellist hellust polnud ta veel ealest tundnud. Adriana sosistas endale, kapile, kõigile. Minu uue aasta värv on pruun. Ent Kristella kulges oma rada pidi. Esmalt oli tal vaja sellest toast nende loomade juurest välja saada. Ta liikus mööda koridori, vaatas üle ukse vanaema tuppa. Vanaema istus voodiserval ja kuulas raadiost õhtuseid uudiseid. Siis läks ta edasi. Köögis sõid 2 tema nooremat venda kama, aga millegipärast kristallkaussidest. Ja juba sel hetkel Kristella teadis, mis see on ja mida see tähendab. Minu nimi tulebki sealt. Ma olen kristall. Just see ta oli, nii puhas ja särav. Seejärel suundus Kristella isikusse, võttis end alasti ja pani selga vanad Marati dressid. Kõige mugavamad riideesemed, mida ta eales oli kandnud. Need sobisid imeliselt. Jala otsa torkas ema kummikud, võttis peale jope, millega toodi puid tuppa. Siis avas ta ukse, astus õue, eemalt paistis valgus. Need olid ööklubi helendavad tähed. Nende poole hakkaski Kristella minema. Bravo! No nii.
nii lahe, ma ütlen vaatajale ka, et ma kunagi palun neid jutte endale saata, et mulle meeldib siin kuulata, et mis minu Kristellast ja Arianast saanud on. Ja sina ja Olavi olete teinud neist narkomaanid. Ei narkomanid, miks nüüd narkomanid, see on nagu selline rännaku tee lihtsalt. Ja, tugev tõmmis. Siuke tõmmis. Väga põnev. Sest et enda sisse on ikkagi nagu vaja vaadata ja kui seda on vaja mõnikord teed juua, siis on okei. Täpselt. Ja kui palju neil alkoholi veel varutud oli, nii et ma arvan, et neil võib isegi hea pidu tulla, et vaatame siis mida. No vaatame, mida edasi kirjutatakse, ärme võib-olla isegi rutta. Ja ärme rutta sündmustest ette, et väga põnev on näha, siis mis edasi saab ja aitäh selle eest. Külalise küsimus. Aga järgmine rubriik on külalise küsimus. Urmas, tuleta mulle meelde aeg nagu kustutab ajust üht-teist, et kumb kirjanikest oli see, kes käis millalgi Tartus ringi täpp kulmade vahel, mis oli minu meelest mäletused suitsukoniga põletatud. Kas olid see sina või oli see juhtumisi Indrek Mesikepp ehk François Serpent tol ajal? No, ma tean küll, mis õhtut Olavi Ruitlane silmas peab. See oligi üks nagu selline üsna pöörane õhtu, kus olid külas Tartus Soome kirjanikud ja see läks nagu ohtraks nagu peoks ja lõppes nagu väga õnnetult, nii et minul oli punetav täpp nagu siin otsa ees 2 silma vahel, 3. silm avanes, nii et aga noorte asi juhtub ikka. Ja sinul on siis au küsida järgmine küsimus Triinu Laanelt. No ma küsin ka umbes sama krüptilise küsimuse nagu Olavi, et Triinu, kuule, kas sa oled ikka selles nagu Sambla parteis, ega sa ei ole läinud üle kilekoti parteisse? Siis mis ta meile vastab. Aga suur aitäh sulle tulemast ja nii avameelselt rääkimast ja et sa tõid endaga kaasa nii laheda järjejuttu, et ma kindlasti loen selle veel tekstina ka üle. Väga tore, aitäh kutsumast, tore oli rääkida. Aitäh!